Tere sõbrad! Selle nädala neljapäevases Trinity äriõiguse töögrupi videoblogis räägin mina ühest hiljutisest kohtuasjast, kus oli vaidluse all küsimus sellest, kelle suhtes kehtib ühingu põhikirjas kokku lepitud osa võõrandamise piirang. Ja seda on vist kõige parem selgitada, kui ma teen ühe joonise. On üks OÜ, nii, ja sellel on näiteks 3 osanikku. Osanik A on ühingu osanik otse eraisikuna, osanik B on ühingu osanik samamoodi otse eraisikuna ja osanik C on ühingu osanik oma OÜ kaudu. Tüüpiline olukord, et ei olda mitte ise otseosanik, vaid ollakse osanik osaühingu kaudu. Ja nüüd, kui põhikirjas siin on kokku lepitud, et selle ühingu osa võib keegi osanik müüa ainult kõigi osanike nõusolekul, siis kes on võidumees, kui tahetakse selle ühingu osa müüa? Võidumees on C, sest A ei saa müüa, B ka ei saa müüa ilma kõigi nõusolekuta, aga mida C saab teha? C saab müüa selle ühingu osa. Tema ei peagi müüma selle ühingu osa ja niimoodi ta saab sellest põhikirjas kokku lepitud võõrandamise keelust mööda minna. Ja isegi kui on siin põhikirjas kokku lepitud, et keeld laieneb ka osaniku suhtes, siis tekib rida küsimusi, et kui seda keeldu rikuti ja näiteks C ikkagi müüs selle osaühingu osa maha, siis kas see tehing on kehtiv ja kes ja millise nõude saab tema vastu esitada, ehk kas ainult küsida raha, näiteks kahju hüvitamist või leppetrahvi või küsida ka seda osa tagasi, siis siin tekib rida probleeme, millest räägime järgmise nädala neljapäeval.